Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrski alustas rünnakut Ukraina presidendi kantselei ja ministrite kabineti vastu ning hakkas üksikasjalikult kirjeldama, millised on tema teenetused Isamaa ees. Ja loomulikult ründas ta ka Mihhail Fjodorovit ning hakkas enda õigustama, väites, et ta pole sugugi nii halb ülemjuhataja. Tundub, et kindralite ja tsiviilvalitsuse vastasseis on jõudmas kuuma faasi. Juba 5. päeva järjest toimuvad Ukrainas protestid Fjodorovi toetuseks ja Sõrski tagasiastumise nõudmiseks. Tuletan meelde, et Fjodorov ise rääkis konfliktist ülemjuhatajaga, väites, et just Sõrski esitas presidendile ultimaatumi, kas tema või kaitseminister. Kindralstaap eitas täna kõike, aga Sõrski ise vaikis mitu päeva. Ja nüüd täna õhtul, 20. juulil, päeval, mil õhtuks oli määratud ülemjuhataja nõupidamine, kus pidi otsustatama tema saatus, katkestas Sõrski selle mitmepäevase vaikimise. Ta avaldas portaalis militaarni mahuka arvamusloo pealkirjaga "Minu töö on süü". See ongi sisuliselt tema avalik kaitsekõne ja samal ajal karm vastus kõigile, kes süüdistasid teda konfliktides ja sabotaažis. See on ka otsene tõend pagatubade sõjast võimu kõrgemates ešelonides. Vaatame selle teksti koos täielikult läbi, sest selles ei tohi ühtegi sõna vahele jätta. Seal on väga palju huvitavat. Minu arvates hakkas Sõrski subjektiivselt endale omistama teatud teeneid, mis tõenäoliselt tegelikult talle ei kuulu. Ja ta hakkas juba ausalt öeldes teatud tegude eest vabandusi otsima. Üldiselt hakkame seda artiklit lahti võtma ja analüüsima. Ja lisan veel veidi tausta, et kõik ühtseks tervikuks kokku panna, mitte lihtsalt tema arvamuslugu ette lugeda. Minu nimi on Aleksei Petši, teeme seda koos, arutame seda teemat. Aga enne kui alustame, palun tellige seda YouTube'i kanalit. Me liigume 300 000 tellija piiri poole, seega olen tänulik, kui just sina tellid kanali. Niisiis, esimene küsimus. Miks üldse Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrski, kes oli mitu päeva vait, äkki rääkima hakkas? Sõrski alustab oma arvamuslugu tunnistusega, et avalikkus on talle võõras. Tsitaat. Ütlen ausalt, meediatöö ei paku mulle huvi. Ma ei loo endale mainet ja mul pole poliitilisi ambitsioone. Ma tegelen sõjaga. Ööpäev läbi. Just sellepärast annan ma harva intervjuusid ja peaaegu kunagi ei kirjuta arvamuslugusid. Põhjus? Miks ta siiski otsustas teksti kirjutada ja oma arvamust avaldada? Ülemjuhataja selgitab seda nii. Aga viimastel päevadel hakati minu vaikimist tõlgendama kui nõusolekut. Armee ja kindralstaabi ümber on tekkinud terve mütoloogia konfliktidest ja sabotaažist. Seetõttu ütlen ma seekord kõik ise. Ja siin on esimene ja ilmselt kõige tundlikum osa tema kolumnist sellest samast konfliktist kaitseministri Mihhail Fjodoroviga, mille pärast kõik alguse sai. Ja siin võtab Aleksandr Sõrski väga lepitava, kuid kahetise alatooniga positsiooni, ütleksin ma. Siin on, teate, väga kaval loogika. Enne kui ma tsiteerin, tuletan meelde, et päeval, mil sai teatavaks Fjodorovi vallandamine, kirjutas Sõrski üsna enesekindlalt. Aitäh, minister, tehtud töö eest. Edu sulle elus ja mis peamine, jää Ukraina meeskonda. See kõlas üsna enesekindlalt, aga nüüd kirjutab Sõrski järgmist. Tsitaat. Minu jaoks oli üllatus teada saada, et mul oli ministriga konflikt. Mina pidasin meie suhteid tööalasteks, keeruliste küsimustega, erinevate seisukohtadega. Nii peabki olema kahe institutsiooni vahel suure sõja ajal. Sõrski palub isegi isiklikult Fjodorovilt vabandust, pöördudes tema poole nime ja isa nimega. Tsitaat. Kui ma kerragi millegagi solvasin, Mihhail Albertovitš, andke andeks, vahel olen karm. Noh, ja siin viib ta kohe jutu isikutelt isiklikule tasandile. Aga palun ka teid ja kõiki, kes praegu selle looga huviga jälgivad, keskenduge mitte isiklikele asjadele, vaid üleüldisele, võidule. Ja siin sõnastab Sõrski selle lõigu võtmemõtte nii. Ukraina on suurem kui Fjodorov, suurem kui Sõrski ja suurem kui meist igaüks. Ukraina peab vastu mitte sellepärast, et seal on asendamatuid inimesi, vaid sellepärast, et seal on armee, institutsioonid ja miljonid inimesed, kes teevad oma tööd. Tema sõnul on selle sõja taandamine kahe isiku vastasseisule suurin teene, mida me saame vaenlasele teha. Eraldi peatub ta ühiskonna jagunemisel kaheks leeriks. Tsitaat. Ma näen, kuidas inimesed jagunevad Fjodorovi leeri ja Sõrski leeri.
niipea kui sõja või sõjaväega seotud küsimus politiseeritakse, lihtsustatakse see loosungini, kuid iga küsimus, mille üle praegu internetis vaieldakse, lepingud, hanked, mobilisatsioon, on palju keerulisem kui ükski postitus selle kohta. Loosungitega ei tehta otsuseid, millest sõltuvad inimeste elud. Ja sellest järeldab ta peamise põhimõtte, millele ta kogu edasise arutluse rajab. Tsitaat. Sõja võidab tegelik töö, mitte avalik draama selle ümber. Seetõttu räägime edasi mitte suhetest, vaid tööst. Ja nüüd läheb Sõrski edasi oma kaitse põhituumani, nimelt vastutusalade eristamisele kindralstaabi ja kaitseministeeriumi vahel. Ja siin on minu arvates kõige huvitavam osa, sest siin algab see lugu, et tema vastutas selle eest. Seega pidi tema seda tegema. Mina vastutasin selle eest, seega on need minu teeneks. Seal, kus on teened, olen see mina. Kus on läbikukkumised, ütlen ka otse välja, see on Fjodorov. Fjodorov. Nii hakkabki see lugu pihta. Edasi ta sisuliselt selgitab, et paljud talle esitatud süüdistused pole tegelikult tema aadressil. Tsitaat. Kaitseministeerium tegeleb vägede varustamise, hangete, poliitikate väljatöötamise ja tsiviilkontrolliga Ukraina relvajõudude üle. See on tohutu töö, ilma milleta armee ei sõdi. Kaitseminister ei pea isiklikud rindel olema ega sõjastrateeg olema. See ei ole tema ülesanne ega tema vastutus. Sõjastrateegia, operatsioonide planeerimine, olukord rindel. Seaduse järgi on see minu vastutus ülemjuhataja ees. Pikamaa rünnakuid ja Krimmi isoleerimist teostavad Ukraina relvajõud, SBU, GUR, GPSU ning neid koordineerivad ülemjuhataja ja mina. Ja ta rõhutab, et asi pole üldse kadeduses kellegi teise edu üle, lihtsalt nii see töötabki. Tsitaat. Mitte sellepärast, et ma ei lase kellelgi edu saavutada, vaid sellepärast, et institutsionaalsed protsessid on kõigis maailma armeedes nii üles ehitatud. Ja siin ta vastab ka süüdistustele strateegia puudumises ning teeb seda üsna karmilt. Kui mulle heidetakse ette strateegia puudumist, siis tuletan meelde üht lihtsat asja. Sõjastrateegia ei ole avalik dokument ega postitus sotsiaalmeedias. See esitatakse ülemjuhatajale ja selle tulemus on näha rindel, kus miljoniline armee hoiab juba 4. aastat vastu ülekaalukale vastasele. Ja edasi lisata lause, mis kõlab kui otsene etteheide kõigile kriitikutele, mitte ainult Fjodorovile. See, kes nõuab ülemjuhatajalt strateegia avalikku esitlemist, nõuab selle esitlemist ka vaenlasele. Eraldi toob Sõrski välja erinevused, nagu ta ise väljendus, moesõnade ja tegeliku töö vahel ning ründab otse juba Mihhail Fjodorovit, vihjates, et viimane kasutab ainult kõlavaid sõnu ja midagi muud ei tee. Tsitaat. Viimasel ajal räägitakse meil palju visioonist. Visioon on kasulik asi. Visiooniga saab luua idufirma, aga sõja võitmiseks on vaja strateegiat. Visioon kujutab ette soovitud tulevikku. Strateegia vastab küsimusele, kust võtta reservid, mürsud, inimesed ja aeg, et sellesse tulevikku jõuda. Jällegi otse, kuigi allikat nimetamata, vastab Sõrski Fjodorovi sõnadele ultimaatumi kohta ja etteheitele vägede käsitsi juhtimise kohta. Ta viitab oma lahingukogemusele. Tsitaat. Olen teeninud armees üle 40 aasta. Olen sõjaväelane. Ma ei esita oma juhile ultimaatumeid ega juhi vägesid sõnumirakenduste kaudu. Miljonilist armeed ei juhita WhatsAppis. Seda juhitakse staapide, käskude ja kohapealsete komandöride vastutuse kaudu. Ja tõestuseks vastupidisele, et ta tegelikult detsentraliseerib juhtimist, mitte ei hoia kõike enda käes. Toob ta välja konkreetse otsuse. Tsitaat. Ühe hiljutise otsusena delegeerisin ma korpuse komandöridele volitused, sealhulgas ka vägede ümberpaigutamise osas. Sõjaväelaste liigutamine korpuste piires. See ongi käsijuhtimise vastand. Nüüd edasi tuleb üks keskseid ja üks minu lemmikblokke Sõrski veerust. Vastus süüdistusele, nagu Sõrski alahindaks droone ja oleks üldiselt tehnoloogia vastu armees. Ta nimetab seda etteheidet kõige kummalisemaks, mida ta on kuulnud. Edasi tema tsitaat. Droonisüsteemide väed eraldi väeliigina lõin mina.
Mina isiklikult esitasin presidendile Madjari kandidatuuri, et panna troonisüsteemide vägede etteotsa major Madjar. See oli ebapopulaarne otsus ja ma võtsin selle täielikult enda vastutusele. Ausalt öeldes ma isiklikult ei saanud aru, millal troonisüsteemide vägede loomine ebapopulaarseks muutus. Kui teie aru saite, siis palun kirjutage, sest see fraas ebapopulaarne on natuke populistlik. Seda ütlevad tavaliselt poliitikud. Ma tegin ebapopulaarse otsuse, mis viis meid mingite silmapaistvate tulemusteni. Ta ütleb, et SPS loodi kui ebapopulaarne otsus ja tema võttis vastutuse enda peale ning siin on tulemused. Ma ei tea. Ta selgitab ka, miks ta valis just Robert Madjar Brody. Tsitaat. Sest ta ei kasvanud lihtsalt sõdurist ohvitseriks, vaid lõi ainulaadse üksuse ja tal on visioon. Tulemust näeme me kõik iga päev. Siin ütlen isiklikult muidugi suur aitäh Madjarile. Ja nüüd on Sõrski järeldus kogu sellest loost väga kategooriline. Inimene, kes ei taha droonidega sõdida, ei loo maailma esimest eraldiseisvat mehitamata süsteemide väeliiki ega pane selle etteotsa komandöri, minnes vastuollu kõigi sõjalise hierarhia traditsioonidega. Lühidalt öeldes on nüüd ilmselge, et Fjodorov ja Sõrski hakkavad vaidlema selle üle, kelle teene see ikkagi on. Sõrski juba vihjab, et mehitamata süsteemide väeliigi loomine ja kõik need droonirünnakud Venemaa vastu on juba tema isiklik teene. Ma ei hakka kommenteerima, kas see on nii või mitte. Edasi ta väljendab seda, mida peab oma kohuseks inimesena, kes vastutab rinde eest, nimelt hoiatust ainult droonidele keskendumise eest. Tsitaat. Droonid annavad täna suure osa tabamustest. See on fakt. Aga selleks, et ette valmistada lahinguväli droonide tõhusaks tööks, on vaja suurtükiväge, miinipildujaid, inseneritehnikat, õhutõrjet, elektroonilist sõjapidamist ja veel 10 muid vahendeid. Edasi tema sõnade järgi. Kindralstaap esitab Kaitseministeeriumile täieliku nimekirja sellest, mida sõjaks vaja on. Osta tuleb kõike. Mitte ainult seda, mis praegu moes on, kirjutab Sõrski. See on juba vastus sellele, millest me teiega rääkisime eelmistes saadetes. Kindralid süüdistasid Mihhail Fjodorovit tõsiselt selles, et ta ostab armeele hoopis midagi muud, kui nemad palusid. Nad ütlesid, et ei tohi meile droone osta, kui me palume miinipildujaid. Fjodorov vihjas aga, et kindralid nõudsid, et ostetaks ainult teatud relvi teatud tootjatelt, mis juba viitas korruptsioonile. Ja siis Sõrski hoiatab, nagu ta ise ütles, järskude eksperimentide ohtlikkuse eest. Tsitaat. Me ei sõdi mõne väikese riigiga. Meie vastu on igas mõttes ülekaalus olev vaenlane, kes kasutab sõjas nii suurtükiväge, lennuväge kui ka jalaväge. Ma ei saa 2 kuuga muuta miljonilist armeed droonipõhiseks ja öelda, nüüd sõdime nii. Ja sellist sammu nimetab ta avantüüriks. Aleksandr Sõrski vastab ka süüdistusele, et ta edutavat väidetavalt ainult endale lojaalseid inimesi. Need, kes ei ole lojaalsed, jäävadki kuhugi madalatele positsioonidele. Siin toob ta välja pika nimekirja perekonnanimedest. Tsitaat. Madjar, Apostol, Gnatov, Andrei Beletski, Redis, Veres, Achilles, Jevgeni Karas. Seda nimekirja võib jätkata. Need on inimesed, kes on kasvanud nooremohvitseridest juhtivatele ametikohtadele. Mina määran nad ametisse, mina edutan neid, mina tegelen nendega. Paljud neist ametisse nimetamistest olid süsteemis ebapopulaarsed. Ma tegin need otsused, sest minu ainus kriteerium on tulemus. Sõbrad, ma ei suuda jälle end tagasi hoida. Millise neist loetletud lahinguohvitseride ametisse nimetamine oli ebapopulaarne? Siin Sõrski räägib juba teist korda oma veerus sellest, et ta tegi mingeid ebapopulaarseid otsuseid. Miks Sõrski teist korda üritab jätta muljet, nagu ta oleks võtnud endale tohutu riski, teinud ebapopulaarse otsuse? Sest kõik ümberringi olid vastu, aga tema tegi läbimurde, määrates kellegi ebapopulaarse. Siin on Sõrski teine kord selle kohta, et tema teeb neid ebapopulaarseid määramisi. Mina edutan neid, mina tegelen nendega. Paljud neist määramistest olid süsteemis ebapopulaarsed. Siin räägib Sõrski teist korda veerus ebapopulaarsetest otsustest. Redis, Veres, Achilleus või Jevgeni Karas. Need on need, keda Sõrski isiklikult nimetas.
kes neist oli ebapopulaarne? Mina ei saa sellest väitest aru. Kui teie saate aru, siis palun kirjutage kommentaaridesse. Võib-olla ma tõesti jätsin midagi kahe silma vahele. Kui see nii on, siis ma tunnistan seda ja ütlen, et jah, ma eksisin. Samal ajal tunnistab Sõrski üleviimiste bürokraatia probleemi, kuid kohe ütleb, et probleem on olemas, aga mina ei ole süüdi. Miks? Teate? Sest see on Kaitseministeeriumi vastutusala, mitte tema oma. Tsitaat. Jah, üleviimiste protseduurid on pikad ja keerulised, kuid protseduurid on määratud õigusaktidega, mis töötati välja ammu enne mind ja mida peaks muutma just Kaitseministeerium. Toetan igat lihtsustamist, mis ei hävita vägede juhitavust. Ja nüüd jõuame plokki, kus Sõrski hakkab lõpuks avalikult ründama Mihhail Fjodorovit. Kõige teravam, sisuliselt vasturündav plokk puudutab Kaitseministeeriumi administratiivset tööd. Siin toob Sõrski välja faktid, mis löövad otse Fjodorovi pihta. Esiteks, uued lepingud sõjaväelastele. Mäletate, me arutasime seda teemat ka siin YouTube'i kanalil. Tsitaat. Uusi lepinguid esitleti üle 6 aja tagasi. Tänaseks on need allkirjastanud umbes 2000 sõjaväelast miljonilisest armeest. Samal ajal sain ma suure hulga demotiveeritud sõdureid ja ohvitsere, kes ootasid ühtesid tingimusi, aga said hoopis teised. Edasi seab ta selle algatuse juriidilise puhtuse kahtluse alla ja võrdleb seda sellega, kuidas oleks pidanud tegutsema. Ta ütleb, et see on halb, aga oleks pidanud teisiti tegema. Tema teab, kuidas peab. Tsitaat. Eksperimendi enda määrus tekitab tõsiseid juriidilisi küsimusi. Võrrelge. Teenistustasu tõstmine Siseministeeriumi süsteemis viidi läbi eelarve muudatuste ja ülemraada kaudu. Siin ongi erinevus otsuse ja esitluse vahel, sest esitlused ei tohiks muutuda enesereklaamiks. Iga slaidi taga peavad olema dokument, eelarve ja programm. Protseduur. Vastasel juhul saab armee otsuse asemel pettumuse. Osaliselt võin siin nõustuda Sõrskiga, et tõesti, iga slaidi taga peavad olema dokumendid, eelarved, protseduurid. Kõik oleks pidanud eelnevad ideaalselt läbi arutama, enne kui seda kõike esitada. Sama ütleb Sõrski mobilisatsioonireformi kohta. Jällegi rõhutan, et ülesande andis president Zelenski, aga seda ei pea täitma tema ise, mis te nüüd, vaid Kaitseministeerium. Järgmiseks veel üks tsitaat Sõrskilt. Ja see on väga kõnekas, et tõesti tema ja Fjodorovi vahel oli väga terav konflikt, kus üritati vastutust teineteisele veeretada ja öelda, et kõik hea on minu teene, kõik halb on tema süü. Järgneb tsitaat. Maaväed ja territoriaalsed värbamiskeskused on minu alluvuses ning me oleme valmis muudatusteks. Käime kõigil ülemraada istungitel. Anname kõik rikkumised üle riiklikule uurimisbüroole. Nõuame politsei kaasamist, mobilisatsiooni. Aga reform ise, seadusandlik ja administratiivne töö on just Kaitseministeeriumi ülesanne. Ma ootan seda samamoodi nagu kogu riik ootab. No lühidalt öeldes ütleb Sõrski siin otse välja. Kuulge, mobilisatsiooniga on probleeme. TCK-ga on ka probleeme, aga jätke mind nende küsimustega rahule. Sellega pidi tegelema Fjodorov. Ta ütleb, et mobilisatsioon ja TCK ei kuulu minu pädevusse, need on Kaitseministeeriumi asjad. Midagi ei sobi, kõik sinna. Ja Fjodorov omalt poolt kinnitab, et jätke mind rahule, sest TCK allub otse maavägedele ja maaväed alluvad otse Aleksandr Sõrskile. Ja just tema pidi selle probleemi lahendama. Nagu näete, lükatakse jälle keeruline probleem üksteise kaela. Kuid kõige tõsisem etteheide Fjodorovile puudutab sõjaväelaste rahalist tagamist. See on tõesti vaieldav küsimus ja siin Sõrski temaga võib osaliselt nõustuda, teisest küljest vaadates tulemusi rindel ja mitte ainult rindel, hakkad mõtlema, et võib-olla olekski pidanud selle eksperimendi ette võtma. See tähendab, et Sõrski seob otseselt sõjaväelaste rahalise tagamise probleemi Fjodorovi otsusega. Tsitaat. Härra minister Fjodorov ütles ise avalikult, et osa sõjaväelaste palkadeks ette nähtud vahenditest suunati droonide ostmiseks. Ja selle tõttu tekkis teiseks poolaastaks küsimus väljamaksete rahastamise kohta.
Ülemjuhataja seisukohta selles küsimuses võib põhimõtteliselt pidada kogu täna ilmunud kolumni kulminatsiooniks. Tsitaat. Ütlen otse välja, sõduri palk ei ole ümberjaotamise reserv. See on riigi kohustus inimeste ees, kes iga päev oma eluga riskivad. Sõrski sõnul otsitakse praegu koos valitsusega lahendust, et iga sõjaväelane saaks oma palga õigel ajal ja täies mahus kätte. Ja nagu ta ütleb, on see õppetund tulevikuks. Otsuseid miljardite kohta ei tohi teha, ilma et miljoni inimese jaoks kaasnevaid tagajärgi läbi arutataks. Ja eraldi rõhutab Aleksander Sõrski, kellele ta kogu selle teksti adresseerib. Ja see on juba etteheide protestijatele ja rahulolematutele. Tsitaat. Märgin eraldi. See veerg ei ole mõeldud neile, kes vaidlevad sotsiaalvõrgustikes. See on mõeldud neile, kes iga päev kannavad sõjaraskust. Meie sõduritele on ükskõik, kes internetis vaidluse võitis. Neil on vaja mürske, rotatsiooni, õigeaegset tasu ja kindlustunnet, et riik nende selja taga töötab, mitte ei tülitse. Ja lõpus rõhutab Sõrski mõned punktid, mis kõlavad üheaegselt ja nagu selline, teate, truudusvanne riigile. Ja nagu avaldus selle kohta, et ta ei kavatse niisama kuhugi lahkuda. Tsitaat. Ma ei sõdi ministeeriumiga, ma sõdin Venemaaga. Peastaap ei ole kunagi ministeeriumile vastu töötanud. Oleme teinud koostööd iga ministriga ja teeme seda ka edaspidi, kelle riik määrab, sest armees ei valita, kellega teenida. Armees täidetakse käske ja tehakse oma tööd. Ja kogu see veerg lõpeb, ma ütleksin, peaaegu Ukraina relvajõudude ülemjuhataja programmilise avaldusega. Tsitaat. Minu töö on sõda, strateegia, rinne, inimesed. Sellega ma tegelen ja tegelen ka edaspidi. Soovitavalt ilma intervjuude ja kolumniteta. No mõeldakse, et jätke mind rahule. Mina sõdin ja kõik, ärge tülitage mind. Ja lõpuks viimane akord, mis viib tagasi kogu selle teksti põhiteema juurde, kõlab nii. Ukraina on suurem kui ükskõik milline nimi ja Ukraina peab vastu, kui igaüks teeb oma tööd oma kohal. Lisame nüüd veidi tausta. On ilmne, et Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksander Sõrski artikkel ei ilmunud vaakumis ja selle ilmumine just täna, 20. juulil, ei ole samuti juhus. Lühidalt öeldes algas kõik 15. juulil, kui Zelenski vabastas ametis kaitseministri Mihhail Fjodorovi, vormistades selle kogu ministrite kabineti tagasiastumisena. Hiljem saime kõik teada, et kogu probleem seisnes Fjodorovi ja Sõrski lahendamatus konfliktis. Siis algasid probleemid. Alguses protestiti Fjodorovi toetuseks, hiljem Sõrski vastu. Meeleavaldajate nõudmised olid taastada Fjodorov kaitseministrina ja vabastada ülemjuhataja Sõrski ametist. Fjodorov ise andis juba mõista, et on valmis tagasi tulema, kuid ainult kaitseministri ametikohale. Nagu me Sõrski arvamusloost aru saime, ei kavatse tema üldse lahkuda. Ja nüüd protestide taustal kohtub Zelenski mitu päeva järjest isiklikult lahingukomandööridega. Eriti tasub mainida tropatöid, kindralstaabi ülema asetäitjat Ukraina relvajõududes. See on Vladimir Gorbatšuk. See on dessantvägede ülem Oleg Apostol. See on 3. armee korpuse komandör Andrei Beletski ja nii edasi. Aga just selle neliku ümber käivad praegu kõik jutud, et just nemad on kandidaadid Sõrski asemel sellele ametikohale. Kõiki neid peetakse Aleksander Sõrski asendajateks. Aga sellel teemal on mul ilmunud eraldi suur ja põhjalik saade, nii et ma ei hakka siin sellel pikemalt peatama. Kindlasti minge YouTube'i kanalile ja vaadake seda. Veel parem liituge minu Telegrami kanaliga Petši ja News. Link sellele on selle video kirjelduses. Seal ilmuvad kõik materjalid ja samuti kõik uute saadete teated siin YouTube'is, et ei jääks millestki ilma ja teaksite täpselt, mida tahate vaadata ja mida pole tingimata vaja vaadata. Sest seal ma postitan video eelvaate ja kirjutan täpselt välja saate struktuuri. Te saate juba lühidalt lugeda ja aru saada, millest see saade räägib. Vabandust. Lähme tagasi teema juurde. Just 20. juunil, päeval, mil ilmus Sõrski kolumn, tegi kindralstaap, nagu te teate, avalduse, milles lükkas ümber kuulujutud Sõrski vallandamise kohta, öeldes, et ta jätkab oma kohustuste täitmist nagu Khnatov ning vallandamine on võimalik ainult presidendi määrusega. Samal ajal pöördus presidendi kantselei juht Kirill Budanov täna ühiskonna poole ja teatas, et Zelenski kuulis protestijaid. Ja just selle kõige taustal
mõni tund enne teadaannet. Enne tänast ülemjuhataja nõupidamist Aleksander Sõrski avaldas oma selle kolumni. Tegelikult on see tema avalik esinemine enda kaitseks otsustaval hetkel. Ta vastab kõigile peamistele süüdistustele, ründab vastusena Kaitseministeeriumi suunal ja samal ajal näitab üles lojaalsust riigile, rõhutades, et on valmis töötama ükskõik millise ministriga, kelle ametisse nimetatakse. Ja nagu ma meenutan, alguses ta isegi vabandab Fjodorovi ees, ütleb, et vahel olen karm, järelikult ei saanud sinust aru ja üldse ei arvanud, et meil on konflikt. Tasub meenutada ka seda, et Sõrski määrati Ukraina relvajõudude juhiks 2024 aasta veebruaris, asendades tol ajal populaarse Valeri Zalužni, kes saadeti hiljem suursaadikuks Londonisse. Ja nii Ukraina kui ka lääne meedias on Sõrskit juba korduvalt nimetatud karmiks. Hüüdnimeks lihunik on teda nimetatud tema pühendumuse tõttu positsioonide hoidmisele iga hinna eest, mida kriitikud seostavad kahjuks suurte kaotustega. Kas pärast tänast ülemjuhataja nõupidamist ilmub käsk Sõrski vallandamise kohta või saab tema kolumn siiski eduka enesekaitse osaks? Ja kas ta jääb siiski oma ametikohale, saab teada juba lähimate tundide või päevade jooksul. Vähemalt praegu. Just sel hetkel, kui ma seda saadet salvestan, pole välja kuulutatud ülemjuhataja nõupidamine veel alanud. Ja on juba isegi kahtlus, et võib-olla täna seda ei toimugi. Või siis toimub see juba hilja öösel. Ja praegu tõesti jätkatakse kandidaadi valimist. Või Volodõmõr Zelenski jätkab otsuse kaalumist Sõrski ametist vabastamise ja tema asendamise kohta mõne teise ülemjuhatajaga. Praegu on kõik täielikult õhus rippumas. Aga ma rõhutan, et Sõrski kolumni avaldamine, kus ta õigustab end, kaitseb end ja vasturündab, näitab, et tema kohal ripub tõesti see Damoklese mõõk. Ja võib-olla tõesti püütakse teda ametist vabastada. Vähemalt need allikad, kellega mina suhtlen, ütlevad, et tõesti, kõik see on ettevalmistamisel. Seetõttu jätan siia 3 punkti. Teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu, kui soovite toetada. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, olen teile selle eest tänulik. Seda saad teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Tuletan meelde, et tegeleme ainult sõltumatu ajakirjandusega, ei tee koostööd ühegi meedia ega ühegi erakonnaga ja nii edasi. Seetõttu on teie toetus äärmiselt oluline. Siin jätan 3 punkti, hoidke end, kõike head!